Kas teadsite seda? Igal aastal moodustavad ehitusplatside lammutusjäätmed 300–400 miljonit tonni prügi. Kogu Euroopas on see 33–40% kõigist tekitatud jäätmetest. Selle väljakutsega tegelemiseks tõotavad paljud ettevõtted ringmajanduse lahenduste kallal. Nende hulgas on Cemex, mis arendab uusi viise ehituse keskkonnamõju vähendamiseks. Selles videos vaatame mõningaid strateegiaid, mis aitavad muuta ehitust säästvamaks. Igal aastal toodab Prantsusmaa umbes 20 miljonit tonni betooni. Kogu Euroopas ulatus toodang ainuüksi 2024. aastal ligi 674 miljoni tonnini. Aga mis täpselt on 1 kuupmeetri värske betooni sees? Keskmiselt sisaldab see 350 kilogrammi tsementi, 1000 kilogrammi kruusa, 850 kilogrammi liiva ja 175 kilogrammi vett. See on kokku 2375 kilogrammi kuupmeetri kohta. Kui teisendame selle protsentideks, näeme, et 77,42% massist moodustavad täitematerjalid, 15,05% tsement ja 7,53% vesi. Teisisõnu, üle 3/4 betoonist pärineb looduslikest täitematerjalidest, mida tavaliselt kaevandatakse karjäridest või merepõhjast nagu Le Havre'is Prantsusmaal. See tõstab esile olulise probleemi. Betoonitööstus toetub suuresti loodusvaradele, kuid lahendused on olemas. Vaatame lähemalt ühte betoonitootmiskohta Normandias, Cemexi tehast Anville-Lambourvilles. Siin taaskasutatakse ja võetakse uuesti ringlusse lammutus- ja mullatööde materjal. Mõistmaks, kuidas materjalid selles protsessis liiguvad, on kõige tõhusam vahend olelusringi hindamine, tuntud ka kui LCA. Esimene samm, kaevandamine. Tooraine võetakse otse loodusest. Sellel etapil on märkimisväärne keskkonnamõju, peamiselt seetõttu, et ehitusmasinad paiskavad õhku süsihappegaasi. Teine samm, transport. Enamikku materjale transporditakse maanteel, mis aitab kaasa kasvuhoonegaaside heitkogustele. Anville-Lambourvilles asukohas võimaldab aga joesadam materjale transportida veeteed pidi, mis vähendab oluliselt heitkoguseid. Jõetransport võib tarbida palju vähem energiat kui maanteetransport. Kolmas samm, tõotrumine. Kohapeal materjalid purustatakse ja sõelutakse, et toota täitematerjale, mis vastavad Euroopa EN 206 standardile. Spetsiaalne labor jälgib kvaliteeti ja vastupidavust kogu protsessi vältel. Sammud 4–6 hõlmavad transporti, ehitust ja betooni kasutusiga. Need etapid on endiselt enamasti tavapärased, kuigi tootjad uurivad heitkoguste vähendamiseks elektrilisi transpordivahendeid. Lõpuks keskenduvad sammud 7 ja 8 lammutamisele, sorteerimisele ja ringlussevõtule. Need etapid muutuvad üha olulisemaks. Tänapäeval võib hoonetes kasutatav betoon sisaldada kuni 10% ringlusse võetud täitematerjale ja see protsent peaks eeskirjade arenedes tõusma. See muutus loob ka uusi töökohti kogu sektoris. Sait ise on jagatud mitmeks alaks, mis on pühendatud täitematerjalide ja betooni tootmisele. Tehnilised osakonnad ning laborid B ja C jälgivad materjale. Looduslikke täitematerjale hoitakse ja töödeldakse aladel D ja E. Spetsiaalne platvorm ALAF tegeleb lammutusest pärit ringlusmaterjalidega. Lõpuks toodab ala G ehk betoonisõlm betooni, kasutades nii looduslikke kui ka ringlusse võetud täitematerjale. See seadistus loob 2 paralleelset teed, ühe looduslike materjalide ja teise ringlusmaterjalide ning betooni tootmise jaoks. Ringlusse võetud täitematerjalide keskkonnakasu mõõtmiseks keskendume konkreetselt nende elutsüklile. Erinevalt mõnest madala süsinikusisaldusega betoonistrateegiast, mis on suunatud tsemendile, keskendub Lambourville'i lähenemisviis looduslike täitematerjalide asendamisele ringlusse võetud materjalidega. Süsiniku jalajälg sõltub peamiselt 3 etapist. Esiteks, dekonstrueerimine. Materjalide sorteerimine lammutamise ajal vabaldab taaskasutada miljoneid tonne täitematerjale. Iga materjal, puit, kips, metall või plastik läheb oma ringlusse võtuvoogu. Teiseks, sorteerimine ja purustamine. Need protsessid toimuvad otse koha peal, vähendades transpordivajadust ja tagades täitematerjalide vastavuse Euroopa standarditele. Kolmandaks, betooni tootmine. Betoonisegu toodetakse samas kohas ja see sisaldab praegu kuni 10% ringlusse võetud täitematerjale. Katsed 10%, 30%, 50% ja isegi 100% ringlusse võetud täitematerjalidega on Bordeaux projekti raames juba käimas. Mõju illustreerimiseks võrdleme 2 identset betooni, millel on sama koostis ja omadused.
Ainus erinevus on see, kus täitematerjalid pärinevad. Stsenaariumi A puhul kaevandatakse täitematerjalid karjäärist ja transporditakse veoautoga umbes 20 kilomeetrit betoonitehasesse. See on tänapäeval kõige tavalisem tarneahel. Stsenaariumi B puhul pärinevad täitematerjalid lammutusmaterjalidest. Esmalt transporditakse need veoautoga umbes 5 kilomeetrit sadamasse, seejärel 30 kilomeetrit mööda jõgekäituskohta. Seal neid purustatakse, sorteeritakse ja taaskasutatakse. Elutsükli hindamine näitab, et jõetransport vähendab süsiniku jalajälga oluliselt võrreldes maanteetranspordiga. Selle tulemusena eraldab ringlusbeton umbes 2,13 kilogrammi süsinikdioksiidi kuupmeetri kohta võrreldes 2,41 kilogrammi süsinikdioksiidiga kuupmeetri kohta loodusliku täitematerjaliga betooni puhul. Samal ajal säästakse lähenemisviis loodusvarasid, vähendades kaevandamist karjääridest. Loomulikult ei ole me veel 100% ringlusse võetud täitematerjalide juures, kuid see on suund, kuhu tööstus liigub, et vähendada betooni ehituse keskkonnamõju. Ringlusse võetud täitematerjalid on midagi enamat kui lihtsalt materjal. Need esindavad nutikamat viisi ressursside haldamiseks. Ehitusmaterjale taaskasutatakse, loodusvarasid säästetakse ja tänu kohalikele tootmiskohtadele lühenevad transpordivahemaad. Tulemuseks on vähem veoautosid, madalam süsinikdioksiidi heide ja kontrollitud kulud. Kohapeal tähendab see aktiivseid ringlussevõtu platvorme, meeskondi, kes sorteerivad, purustavad ja jälgivad materjale, kohalike töökohti ja uute oskuste arendamist. Kokkuvõtteks peavad kaasaegne ehitus arenema ja pöörama suuremat tähelepanu tarbitavatele loodusvaradele. Tänu uuringutele ja elutsükli hindamisele töötavad sellised ettevõtted nagu Cemex juba välja lahendusi ehituse keskkonnamõju vähendamiseks. Ja see on vaid osa tervikpillist. Arendatakse ka muid innovatsioone, näiteks madala süsinikusisaldusega tsementi. Kõik see näitab, et tööstus liigub õiges suunas. Võime olla kindlad, et ehitus- ja tsiviilehitussektor töötavad aktiivselt säästvama tuleviku nimel.